Kuivõrd on Reformierakond jõudnud opositsioonis olemisega harjuda, seda pole ju päris ammu ette tulnud, viimati vist 90ndate teisel poolel. Nii ta on, kirjutas mõni aeg tagasi Virumaa Teataja. Erakonna esimees usub, et see ainult liidab ja teeb tugevamaks. Hanno Pevkuri sõnul on võimalus tegeleda natukene erakonna ülesehitamisega, kirjutada uus programm ja loomulikult kritiseerida valitsust kõikides punktides, mis meile üldse ei meeldi. Olgu need maksukobarad, kodakondsuspoliitika muudatused või vene keele kasutamine. Nendes asjades on meie hääl kindlasti kõvasti kosta. Mida tugevam on opositsioon, seda kasulikum on see riigile. Eks opositsiooni ei tasu karta, sest poliitikas on täitsa tavaline, et ei ole võimalik, et kogu aeg püsida ainult valitsuses, koalitsioonis ja tuleb neid momente, kus tuleb ka koalitsiooni või opositsioonis olla ja ma arvan, et see on erakonnale mõnikord ka kasulik astuda natukene kõrvale, mõelda mingeid uusi ideid ja võib-olla teise pilgu alt vaadata selle riigi juhtimise peale. Ja teiseks, minu arust ka see normaalne, kui võimaluse saavad ka teised erakonnad riigi juhtimises olla, näiteks väga pikalt aega. Keskerakond on saanud väga tugeva mandaadi Riigikogu valimistel, aga nad on üle 10 aasta istunud opositsioonis ja see ei ole minu meelest väga hea ka selle valijaskonna osas. Nõrk opositsioon ei ole demokraatia arengule kunagi hea. Opositsioonis olles on orava partei huvi näidata kätte valitsuse tehtavad vead või kohad, kus oleks vaja teha teistsuguseid valikuid. Neid kohti, kus juba praegu nähakse, et ollakse teel vales suunas, on terve ports.